Tere hommikust, armsad põllumehed, lugupeetud minister, kallid Farmlandi inimesed ja austatud konkurendid otse loomulikult. Tere hommikust ka minu poolt. On tõesti väga tore näha, et meid on täna siin nii palju. Minu kõrval seisab Farmlandi juhatuse esimees Jürki Virtanen. Ja minu kõrval seisab Farmland Eesti turundusdirektor Aira Tammemäe, kes on Farmlandis töötanud nüüd umbes vist 3 kuud. 3 kuud, jah. Katseaeg saab varsti läbi. Varsti, jah. Jürki, kui me hakkasime seda konverentsi ideed arutama sinuga, mis sa arvasid, kui palju põllumehi võiks sellisel üritusel osaleda? Ja siis, kui me alustasime seda teemat, ma mõtlesin, et kui me 150 saame kohale, et siis ma oleksin enam-vähem rahul. Kas sa tead, kui palju tegelikult saalis inimesi on? No ma arvan, et rohkem. Jah, juhtus nii, et meie konverentsile registreerus tegelikult peaaegu 400 põllumeest, 400 inimest ja see mõnevõrra tegi ka meie elu küll väga rõõmsaks, aga keeruliseks. Et näiteks juhtus see, et meie õhtuse peo pääsmed said lihtsalt otsa. Ja siinkohal ma vabandan juba kõigi ees, et järgmine aasta me võtame kindlasti suuremad ruumid. Jürki, mis sa arvad, kas sellel põllumajanduskonverentsil sellisel kujul võiks olla nagu jätkusuutlikkust? No selline kõhutunne nüüd kohe hommikul ütleb, et jah on, aga et eks ootame päeva lõpuni ja siis... Päeva lõpus ma küsin Jürki käest uuesti selle küsimuse. Tegelikult ma ei küsi Jürki käest, ma küsin hoopis teie käest selle küsimuse, sest lõppkokkuvõttes on ju see konverents teie jaoks mõeldud.